Aitäh selle sissejuhatuse eest. ATSI üks teine roll on loomulikult olla ka ITL-i president, et Infotehnoloogia Liit on see, kelle kaudu me RIAs väga palju delegatsioone võõrustame, aga teeme ka igapäevaselt koostööd selleks, et kõik meie pakutavad kesksed teenused oleksid kliendikesksed ja vastaks parimatele praktikatele ja ühiskonna ootustele. Eesti äpi töötuba toimus siin alles paar nädalat tagasi ja läbi selle koostöö need asjad arenevad. Aga, no nii, tahvel hakkas tööle, et võtan tegelikult vastu ka saalist küsimusi või vähemalt need jooksevad mulle siia tahvlisse. Aga me teeme siis niisuguse kahekõne, et tegelikult ennem kui Lauri seda ütles, ma ei teadnud, et me tülis oleme ja ei pea põrnitsema minu arust, aga jah, et selline pealkiri sellele meie kahekõnele sai, et IT-võimekuse koondamine, mis oleks siis riigi roll ja mis oleks erasektori potentsiaal. Ja ma sissejuhatuseks mainin ära, et jah, ilmselt kõik on kuulnud, et kuskil käib konsolideerimise kavandamine ja tegelikult 8 aasta jooksul avalikus sektoris on neid konsolideerimise kavandamisi ja analüüse olnud väga palju, aga tsiteerides ühte e-riigi raudvara, et me ei ole kunagi olnud ka lahendustele nii lähedal kui nüüd. Ja sellepärast, et need asjad lähevad valitsusse ja meie kumbki siin ei ole poliitikud, me ei saa kunagi teada ette ennustada, mida poliitikud otsustavad lõpuks, siis me väljendamegi siin, ma arvan, meie enda arvamusi eksperttasandilt välja kasvanuna. Aga põhiteesid, mida tahetakse tegelikult selle konsolideerimisega saavutada, on teada, et IT-majade töötajate arv ei saa kasvada samamoodi edasi, nagu ta on kasvanud, sest et riigi raha lihtsalt saab otsa mingi hetk. Kesksete toodete ja platvormide arv peaks suurenema, innovatsiooni ja teadusarenduse investeeringute maht peaks kasvama ja kodanike ning ettevõtjate rahulolu teenustega ei tohi langeda, peab jätkama samal kõrgel kursil. Ja siis tegelikult läbivalt on räägitud ka sellest, et erasektori roll peaks suurenema. Siit ma alustangi ATSile küsimusega, et kuidas sa hindad, et mis see erasektori roll on, mis see riigi roll on ja kus see tasakaal on? Ja aitäh, esmalt palju õnne Riiale sünnipäevaks. Ja täna ma siin eelkõige olen ikkagi ITL-i esindajana, esindada seda kogukonda, mis meil Eestis on, üle 100 ettevõtte, väga suur osa majandusest. Ja mulle ka see raamimine, et kuskil on mingi tüli austada, ei meeldi, sest kui ma vaatan nüüd olles ITL-i president juba 3 aastat, siis see dialoog RIAga paljude teiste riigiasutustega tegelikult on väga tihe. Tegelikult on väga tihe, kaasatakse palju ja see minu meelest toimib hästi. Nüüd, kui minna selle konsolideerimise juurde, sõna, mis mulle ausalt öeldes endale üldse ei meeldi, oleks võinud olla reform, oleks arusaadavam, aga printsiipide tasemel on mõistlik, sest kui me oleme vaadanud ka ITL-i erinevates töörühmades, mida on palju, liikmed käivad tihedalt koos, mõtlevad, et kuidas võiks asjad paremaks minna, siis üks trendidest, mis on silma hakanud, et hooldusele, püstihoidmisele kogu aeg kulu kasvab, aga investeeringuteks, innovatsiooniks pigem mitte, pigem isegi väheneb, kui vaadata riigi tasemel see info, mida ka Justiits- ja Digiministeerium on jaganud. Ja nüüd see on küsimus, et mis see kerime 5 aastat, 10 aastat tulevikku, et mis see perspektiiv on, et kas me aktsepteerime, et kõik on valmis ja hoiame seda püsti või prooviks midagi teha teistmoodi. Ja minu meelest see on suur samm selles suunas, et proovida siis midagi teha teistmoodi, teha paremaks ja teha äkki odavamalt, mis on ühe korraga erakordselt ambitsioonikas väljakutse. Ja ma ei oska lõpuni kommenteerida seda, et kus täna ollakse, ma paar nädalat tagasi sain mingisuguse update'i, aga mis on nüüd seal lõpus sees, mis ei ole, ma ei tea ja ma päris lõpuni ei taha ka kõikides teemades kommenteerida või sõna võtta, sest ma arvan, et see probleemi püstitus, need printsiibid on õiged, aga see, kuidas tuleb lahendada arutelu tulemusel, leppida kokku ja riigiasutused, lõpuks ka poliitikud peavad otsustama, et mis see siis õige suund on, sest ma arvan, et see valu ja rõhuasetus on õige, aga nüüd see kuidas küsimus on erakordselt keeruline. Okei, aga et see 100% era, 100% avalik, et kus sa näed, kus see Äärmused ju pikas perspektiivis ei toimi. Me oleme vaadanud päris paljusid erinevaid riike, et mis need mudelid on. Äärmused hästi ei toimi. Minu meelest parem on, kui see pendel seal kahe vahel kuskil kogu aeg kõigub ja mingis mõttes mõlemal poolel on alati natukene ebamugav. Sest see ebamugavus toob kaasa selle,
julgetakse üksteist vastutusele võtta või hoida accountable, et teeme paremini. Ja no mis Eestis on seni hästi toiminud, mis täna, kui ma olen kuulanud neid RIA ettekandeid, on siit läbi käinud, see tahe jätkuvalt teha paremini on olemas. See minu meelest on ka selle reformi taustal jätkuvalt väga tugevalt tunda, et me tahame teha jätkuvalt paremini, et see ei tohi kaduda, mis iganes see mudel siis lõpuks on, mis kokku lepitakse. Ja noh, siin käis läbi enne kriiside arutelu, ma olen lähemalt nägime seda ID-kaardi kriisi erasektori poole pealt või Ukraina selle täiemahulise sõja algust. Erasektor oli kohe seal taga olemas, tegemas asju, mida võib-olla isegi kohe ei küsitud, oli valmis. Et see selline, selles muutuvas maailmas, just me nägime siin suurt Hiina pilti, et muutuvas maailmas, et meil siin ka koha peal oleks need kõrid, keda kägistada heas ja halvas mõttes, ma arvan, et see on oluline. Et ma ei taha sinna digisuveräänsusesse pikalt minna, aga ma arvan, et see kogukond tervikuna, kes ka erasektori poolel taustal on, see on väga tugev ja seda peaks riik siis oskama pidevalt rakendada maksimaalselt hästi, et saada see parim teadmine kätte. On see siis näiteks praegu see pöörane AI-laine, et kui palju seda kogemust siis tekkinud on, et kui palju on riigipalgal inimesi, kes on AI tippeksperdid, palju on erasektoris, ma arvan, et see täna on erasektori poole tugevalt kaldu ja ma arvan, et see kogukond tuleb kutsuda kogu aeg siis laua taha, et leida need lahendused, et kuidas ka riik liigub järjest kiiremini edasi, järjest paremini. Ehk siis Rohke Teebelaki uudistes kuuldud hange riigi toimimiseks, et sinna ma ei saa kommenteerida, me osaleme seal äkki. Okei. Aga me rääkisime, Märt just tegi ettekande sellest, mis AI ohud on, aga ma tean, et ITL, kõik tarkvaraettevõtted on hästi palju AI arengutega praegu kaasa tulnud, implementeerivad neid ja riik on harrastanud enamasti tellida mitte teenuseid, vaid arendustundi. Kuidas sa näed, kuidas see dünaamika hakkab muutuma? Muutus on toimumas. Ma arvan, et siin tuleb eristada jällegi seda, see hype on pöörane, see raha, mida pööritatakse, on pöörane ja siis on see, milleks sa saad neid asju tegelikult kasutada. Ja korraga on mõlemad tõesed. Hype on pöörane ja sealt tuleb ka kasu päris palju. Ma võib-olla korraks panen siin Nortali mütsi pähe, ma arvan, me oleme nüüd viimasel paaril aastal investeerinud mitmeid miljoneid, et aru saada ja ees olla sellest, et mis neist päriselt kasu on. Sest igasugu asju võid kuulata, Twitterist lugeda, YouTube'ist kuulata, seda infot on meeletult, aga see kasu on selgelt tulemas, see kasu ei ole ainult seal, et genereerime koodiridu kiiremini. See on selline, sa lükkad kohe pudeligaale järgmisesse kohta ja tegelikult tervikprotsessis praktiliselt midagi paremaks ei lähe. Aga nüüd, kui vaadata neid äriprotsesse, tervikprotsesse, arendusprotsesse algusest lõpuni üle, et kui sul need uued tööriistad, need uued haamrid, millega saab mingid naelu lüüa kiiremini, tugevamini sisse, et kuidas see protsess tervikuna peaks muutuma, et sealt tuleb tegelikult päris suur kasu. Isegi üllatavalt suur kasu. Näide avaliku sektori asutusel praegu paar nädalat oleme teinud legacy modernization projekti, et teha vana asi uueks, sama loogika alusel, uus tehnoloogia. See, mida saab teha nädalaga, 2 nädalaga, see on üllatanud meid ennast ka, et kui kiiresti on võimalik liikuda. Aga et kas see muudab täielikult kõike, siis see hirm töökohtade pärast, seda ma usun üha vähem, sest see hulk tarkvara näiteks ja see läbi ka seda keerukust, mis genereeritakse juurde, see ajas kasvab, keegi peab sellega tegelema, see ei kao iseenesest, see ei kaota ära seda keerukust, millest enne juttu oli, et seaduseid tehakse iga aasta lineaarselt juurde. Et sa paned selle seadusele AI peale, see keerukus, olemuslik keerutus on ikka alles, et sa pead sellega tegelema. Hea oleks, kui me suudaks seda lihtsustada, aga need initsiatiivid kipuvad mitte elama liiga kaua, et see keerukus ikkagi ajas kasvab. Jah, sellega tuleb nõustuda, et AI ei võta töökohti ära, aga need töökohad kindlasti muutuvad. Aga samamoodi tuleb hästi mitte selle AI hüpnoosiga praegu ka lõpuni kaasa minna, et kaine mõistus ja loogiline mõtlemine muutuvad järjest olulisemaks kogu selles protsessis. Ma sain nüüd lõpuks selle tahvli ka tööle ja meile tegelikult tuleb küsimusi. Ja üks küsimus, mida me arvan, me saame mõlemad vastata, et millised teenused võiks RIA erasektorisse anda, on päris huvitav, sest et me oleme RIAs alati mõelnud, et me ei taha, me võime kõige eest vastutada, aga me hästi oleme strateegia käigus ikkagi ära defineerinud, mis on need kesksed teenused, mille eest me peame vastutama ja kus sünergia küberturvalisusega kõige olulisem on. Ja meie teenusportfellis on suurusjärgus 100 erinevat teenust, pooled suurusjärgus on neist kriitilised
ja nende erasektorisse andmine vajab kindlasti nii poliitilist otsust kui ka sügavat riskianalüüsi. Ja me oleme ITL-iga väga tihedas koostöös ühe niisuguse analüüsiga läbi teinud ja saanud aru, et selleks, et erasektor selle teenuse vastu võtab, peab see ärina tundub, et ka eraldi kuskil toimima. Et kui sinna peale erasektor ei näe potentsiaali väljaspool Eesti riiki, siis peab riik seda teenust doteerima ja siis on küsimus koht, et kas seda viia ärasse või mitte. Küll aga on mingi hulk riigi täna pakutavaid teenuseid, mis kindlasti juba toimivad erasektoris ka ja siis nende puhul ma arvan, et tuleb läbi analüüsida, et kas riik teeb seda ise või mitte. Et üks hea näide on kübertest, et seda teeb 15 000 inimest, suurusjärk Märt oskab kindlasti kohvipausi ajal täpsustada, aga et RIT pakub seda Telia testi edasimüüjana ja järelikult erasektori alternatiiv on olemas. Nüüd me peamegi vaatama, kumb on rahaliselt mõistlikum, kumb vastab kasutajate ootustele. Aga mis sinu teike? Olles selle teemaga nüüd aasta rohkem ITL-i mütsi alt tegelenud, erinevates töögruppides arutanud, siis karm reaalsus on see, et selliseid väga lihtsaid valikuid kohe ei ole, et võtame selle, viskame üle aia ja nüüd nad tegelevad ja kõik on täpselt ideaalne. Et see on see reaalsus. Aga selle käigus on väga palju juhtunud. Näiteks Riigikantselei on kokku pannud väga sisuka juhendi, et kuidas seda hinnata, mida on mõtet teha ise, mida on mõtet viia erasektorisse, kus on need 50 halli varjundit seal vahepeal, millega tuleb tegeleda. Ja RIA näitel ka superinitsiatiiv digidoki arutelude käigus, et saada sisuliselt aru, mida see tähendab. Sest lihtne on öelda üks äärmus või teine äärmus, aga see alati saab toimida alles siis, kui minna nende teenuste põhiselt hinnata, et kus see tõde on. Et minu meelest RIA-t just vaadates on see selline balanss leidnud väga hea, erasektori partnerid on paljud on saanud ka päris tugevateks eksportijateks, osad neist on täna siin ka laval, lisaks minule, ehk minu meelest see balanss on seal leitud hea. Aga näiteid tuues, tänaseks e-arved riigis versus kui erasektoris nüüd enam ei ole seda turutõrget ja pakkujaid on palju. Kas on mõtet? Tõenäoliselt ei ole. Siin ongi järgmine küsimus. Kui palju seda avaliku sektori lahendusi ITL on eksportinud? Aus vastus on, et kõvasti. Aga sellel vastusel on nüüd sisusse minnes natukene vaja konteksti juurde anda. Ma toon esmalt Nortali näite. Nortal on viimase 15 aasta jooksul meeletult palju võitnud sellest, et mis on see Eesti e-riigi kuvand, mis me siin oleme teinud, mingit maksuameti lahendust näiteks teinud seda ka Nigeerias, Omaanis, sarnast asja. Kas me oleme viinud selle tehnoloogia näiteks Java koodi ja PLSQL-i Omaani? Ei ole. Sest seda on väga keeruline teha. Aga täna selle tuules 90% Nortali käibest tuleb Eestist väljast. Et see on väga tugevalt on toetatud ja see ei ole kuidagi meie unikaalne küsimus, kui vaadata ITL-i liikmeid, siis nende käibest üle 50%, ligi 60% on ekspordikäive, et see tuleb väga suuresti Eesti majandusse tagasi. Ehk siis lühike vastus on, et sellest on meeletult palju kasu jätkuvalt. Uksed on meiesugustele ettevõtetele välismaal avatud, sest me oleme Eestist ja see on sellise kollektiivne ökosüsteemi panus, et see usaldus on nii kõrge Eesti lahenduste ettevõtete vastu. Ja kui rääkida RIA ja siis eksportivate IT-ettevõtete koostöös, siis olles see nädal teinud väga mitmeid rahvusvahelise suhete juhi konkurssi intervjuusid ja rääkinud seda väga mitu korda, et e-riigi üks edulugu on kindlasti see avatud lähtekood, see, et meil on võimalik, et kõik maailma riigid, kui tahavad, võtavad meie neid XT või ükskõik mis lahendusi, juurutavad ise või siis on Eestis erasektori ettevõtted, kes leiavad sinna peale mingisuguse niši, arendavad seda edasi või pakuvad siis seda konsultatsiooniteenusena. RIA roll on võõrustada ära kõik kuninglikud pered ja ministrid teistest riikidest, sõbralikest riikidest ja sel ajal, kui tekib küsimus, et tundub väga äge, et me tahaks seda enda juures ka, siis me tavaliselt suuname edasi selle erinevate ühenduste juurde, üks on loomulikult ITL, samamoodi on meil ka e-Governance Academy, STEV ja veel konsultatsioonikehasid, ehk siis RIA eraldi konsultatsiooniteenuseid tegelikult ei paku. Küll aga me oleme see, kes väga hea meelega räägib seda e-riigi lugu ja absoluutselt iga kord on tegelikult ikkagi ise ka midagi õppida, et üks ägedamaid näiteid, kuna minu taust on XT pealt, siis
tollane rahvusvaheliste suhete juht ütles, et kuule, et mine räägi, et on mingisugune tähtis direktor kuskilt väga eksootilisest riigist. Tuli välja, et oli doktorikraadiga arvutiteadlane, ta oli täielikult X-te juba ökosüsteemis juurutanud oma riigis ja siis tal oli üks väike juriidiline nüanss veel juurde, et siis on väga äge on näha, kui kaugel see Eesti e-riik on jõudnud tegelikult. Jah, vaatan kella, ma saan aru, ma pidin jõudma sinult ka küsimusi küsida. No, jah. Et siis, ma hüppan vahele. Võib-olla selle esialgse küsimuse juurde tulles, sest see pealkiri sai intrigeeriv, et kus see tasakaalupunkt on siis RIA peadirektori vaatest, riigi vaatest, selle era- ja avaliku sektori koostöös? Jah, ma arvan, et ma olen sulle kui noortele esindajale, sest et kindlasti meil on mitmeid ühisprojekte olnud aastate jooksul seda oma endist erasektori ülemust tsiteerinud, et kui alltöövõtja ütleb tänaval tere, siis sa maksad talle liiga palju. Et see on nagu üks äärmus, aga kindlasti tegelikult seda e-riiki ikkagi ehitatakse üles partnersuhtena ja mulle väga meeldis, kuidas sa ütlesid, et korraks peab mõlemal poolel natukene nagu ebamugav olema ja niimoodi see innovatsioon tegelikult lõpuks kasvabki. RIA näitel ma arvan, et me oleme selle mudeli päris hästi paika saanud, et kuna me tõesti jooksutame neid teenuseid, millest see digiriigi päike ja ühiskonna toimimine Eesti sees vähemalt väga paljuski sõltub, siis arhitektuuri juhtimine on meil enda majas ja tootejuhtimine ka. Ja siis, kui on kriitilised teenused, ma ei tea, kas või täna hommikuse ohuteavituste näitel Eesti äpp, siis seal peab olema see minimaalne tehniline tarkus ikkagi in-house, kes suudab väga kiiresti reageerida ja vajadusel neid teenuseid kas muuta või ellu äratada. Aga kõik suuremad arendushüpped tulevad ikkagi koostöös erasektoriga ja ka tegelikult see teenusdisain on koostöös kasutajate ja erasektori esindajatega. Et me siiski teeme väga-väga palju riigihankeid ja meil on tõesti see, ma arvan, me oleme pigem seal miinimumi või väga õhukese selle tehnilise taiplikkuse juures. Teine pool, see on see nii-öelda IT-arenduste pool. Küberturvalisuses on muidugi natukene see maailm keerulisem, et mida rohkem riigi süvitsi minna, seda rohkem on ka neid rolle, mida paraku ei saa päris erasektoris sisse osta, vaid mingeid kriitilisi võimekusi tuleb endal omada. Jaa, ma hea meelega challenge'iks seda, aga ma praegu ei tee. Näiteks lihtsalt, paljusid üllatab, et paljudel erasektori ettevõtetel on ka riigisaladuse ruumid ja load ja nii edasi, ehk siis see ei ole must ja valge. Aga võib-olla selle reformi või konsolideerimise kontekstis sina, kui esindad tsentraalsemat riigiorganisatsiooni asutust, et kui see tsentraalne ja nii-öelda kohalik, et keskelt pakutavad teenused versus lokaalselt, sest seal seda arutelu on viimastel kuudel on palju olnud, et mis on hea, kuidas seda teha, tsentraalsega kaasnevad teatud riskid, lokaalsega teistsugused riskid, et see balanss on, sõltub kellelt küsida võib-olla väga erinevas kohas, et kuidas sa seda täna näed, et kuidas see balanss õigesti paika saada nüüd, kui 11. juuni minnakse valitsus? Ma saan, et meil on 2 minutit jäänud, aga RIA loos on ka olnud selline probleem, kus me olime kogu aeg ministeeriumiga nagu veidi sükestes nagu rollikonflikt oli ikkagi sisse kirjutatud, sest vahepeal oli tootejuhtimine ministeeriumis, siis jälle RIAs ja siis mitte kuskil. Ja kõige valusam oli siis, kui ta oli mõlemal pool ja kliendid olid lõpuni segaduses. Et kogu selle tsentraliseerimise käigus ei tohi ära kaduda see, et kes vastutab mingi teenuse ja mingi äri eest. Et kui on mingisugusele riigiasutustele põhimäärusega antud ülesanne neid avalikke teenuseid riigis pakkuda, siis selle asutuse juht peab aru saama, kuidas tal see IT-tarneahel toimib. Ja oht on see, et kui me tsentraliseerime kõik asjad kokku, siis hakatakse konkureerima samale ressursile ja tavaliselt ikkagi seal kõigepealt käib pendel ühes äärmuses, siis teises äärmuses, siis tekib mingi tasakaal. Täna ma tean, et kogu see konsolideerimine ongi nagu juhtimismudeli muudatuse ülesanne samamoodi, et kuidas me IT-arendusi tellime, kuidas me vaatame üle, et kõik rollid oleks paigas. RIA näitel me oleme viimased 3 aastat umbes toiminud keskkonnas, kus ministeerium on meie jaoks nagu erasektori vastas nõukogu, kes tellib mingisuguste funktsioonide täitmise. Meie oleme selle äri omanik ja siis vastutamegi saba ja sarvedega. Eesti äpi osas oli viimati meil ministeeriumiga selline kokkulepe, et RIA vastutab, saame tagasisidet,
nii poliitikutelt kui ka kasutajatelt ja küsime vahepeal abi ka ITL-ilt ja teistelt erasektori esindajatelt, et seda teenust järjest paremini edasi arendada. Aga vastutused peavad paigas olema, see on minu see põhiläbiv motiiv. Absoluutselt nõus. Kui ma võin veel uhkusega ühe asja öelda erasektori poolelt, lisaks sellele, et RIA on valdavalt väga hästi tööd teinud, kuigi me aeg-ajalt seda ebamugavust üksteisele tekitame ja ma arvan, et see on tervislik, siis sel aastal on tõenäoliselt esmakordne, kus IT-sektori tööjõumaksud saavutavad 1 miljard eurot. Ehk siis lihtsalt see skaala on kasvanud 80–100 miljonit aastas, viimased üle 10 aasta järjest. Ehk siis lihtsalt see skaala, kui palju selles sektoris juba täna on seda mõju, mis tuleb tööjõumaksudena riiki tagasi, et see on ennast üllatanud, et see jätkab kasvu isegi läbi kõigi nende kriiside. Nii et aitäh sellele, et riik, RIA pidevalt on seda ökosüsteemi koos kujundanud erasektoriga ja nii-öelda ei jäeta kõrvale, vaid päriselt on sisulised, vahel ebamugavad arutelud, aga me siiski suudame oma mõtted nii välja öelda, et osasid neist ka kuulatakse, nii et aitäh selle eest. Jah, aitäh ka minu poolt, sest tundub, et aeg juba tiksus nulli. Loodetavasti saite midagi targemaks või kui ei saanud, siis tulge küsige nüüd lõunapausi ajal, aga Lauri juhatab meid ametlikult välja. Aitäh! Aitäh!